jõulud läbi. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tere! Tere kuulajad! Tere sõbrad! Ja vaatajad! Tere sõbrad ja tere vihavaenlased! Kõige tere! Tere, et olete ikkagi jälle kuulamas. Thanks for tuning in! Aitäh jõulukingituse eest 100 000. Jaa, Olgu. see oli jah meie jõulukingitus siis nagu teie poolt. Et me saime nüüd siis 100 000 kuulajat täis ja meie karvane sõber tahab ka meid tervitada äkki. Ta tuleb uut vaipa üle tšekkama. Jaa. Et saime vaiba, nagu te näete. Ja päris mõnus on. Väga mõnna. Sobib väga hästi, must. Reklaam ka Kaup24. Võite tellida. Miljonid, seal on väga palju tooteid, aga sealt leiab ka häid asju. Jaa, nad pidid hakkama ju vaikselt oma kaubavalikut nagu kokku ka tõmbama, et natuke nagu liiga palju võib-olla. Võiks, jah, aga on sealt saada küll kraami, kui on midagi vaja. Sest et kaubandusest nagu koha pealt ei leidnud sihukest, mis sobiks. Ei leidnud, täitsa uskumatu. Et sellist vaipa, jah, ma ei näinud mitte kuskil, ei Jyskis, ei Iges, mitte kuskil. Et kahju. Ja väga kiiresti saime kätte tegelikult. Nii et väike, minge vaadake. Väike not sponsored reklaam siit poolt. Aga jah, 100 000 kuulamist, mis ta on siis 10 kuu peale. 10 000. Ma ütleks, et päris hästi. Ma olen väga rahul selles suhtes, et ilma pingutuseta. Jah, ilma suure nagu selles mõttes pole ju kuskil mingit paid ads'i pannud, teinud. Meil ei ole managerii, turundusjuhtu, mitte kedagi. Ja me ikka see nagu kulu on suht väike, mis me podcasti peal oleme. Aeg, jah, ajakulu. Aga see on paratamatu. Aga palk on olnud hea, ütleme nii, emotsioon, tagasiside. See on olnud ju hindamatu. Ja paljud on saanud hindamatu nii-öelda, kuidas ma ütlen, hindamatu info, võib-olla motivatsiooni. Jah, hindamatu info osaliseks. Selles mõttes küll ja ma ütleks, et kui meil oligi täna plaan teha siuke väike nagu aasta kokkuvõte ka, siis kindlasti väga olulisel kohal siin aastas ongi olnud minu jaoks see podcast. Et üks asi nagu selle tegemine, aga teine asi on see, et mis ma ise selle podcasti tegemise käigus, mis on minu sees nagu toimunud. Kui palju sa ise oled paremaks saanud ja arenenud ja kasvanud. Jah. Seda küll. Tihtipeale ongi see, et kuna me ikkagi oleme hakanud seda tegema nii, et nagu mitte, et me teaks kõike, vaata. Aga just see uudishimu ja asjade läbi rääkimine. Räägime täna sellest, okei, mis ma sellest arvan. Ja siis hakkadki arvama ja otsima mingid enda peas mingid asju, diskussioon. Jah, vahest ongi kõva häälega vaja nagu teema üle mõelda. Just nagu, et sa hakkad välja ütlema ja sa jõuad saat veel edasi, et sa jõuaksid oma sees ka mingi lahenduseni. See on ju täpselt nagu teraapia. Jah. Et räägid oma murekohad välja ja siis saad ise aru, kui loll. Jah, meil on siis üle 40 nagu teraapia sessiooni siin aasta jooksul tegelikult otse eetris toimunud. Et see on päris mõnus selles suhtes. Teades, et teraapia on nagu kallis, aga tasub see raha kulutada. Kõik see raha, mis mina olen teraapiasse aastate jooksul pannud, absoluutselt ei kahetse. Kõik see raha, mis on läinud suust ninast sisse, seda veits kahetsen. Ja muud sellised tibilsed raha kulutamised ka ma ei kahetse. Selles suhtes ei tasu midagi kahetseda.
no tegelikult jah, et need on ka õppetunnid ju omaette olnud, et ju siis sellel perioodil oli vaja lihtsalt teha neid asju. No ongi üldse, võikski natukene rääkida, et kas midagi nagu on mõtet kahetseda, ehk see ongi see, et pole mõtet selles minevikus nii-öelda, kuidas ma ütlen, elada, kahetseda, anda oma energiat sellele minevikule või sellele halvale otsusele või nagu leierdada seda. Lase lahti, võta see, pane see tuleviku väetiseks ja vaata, mis nagu edasi. Jah, ei no iga ju see asi on vajalik millekski, ju siis ka see oli vajalik. See, mis sai halvasti tehtud, oli vajalik. Mis jah, etapp see oli. Jah. Üldse sellest aastast ma nagu mõtlesin üks päev. Mul oli siin taastusnädal, trenni tegin väga vähe. Siis ikka, aga ma võtsin mingid päevad, kus ma sain nagu lebotada ja mõelda, et mul see aasta oli siuke taipamine, et mul ei olnud see aasta tõususid ega mõõnasid. Siis tõusud ja mõõnad on siuke tunne, et on nagu ise tekitatud endale. Siis ise viid ennast mingi asja pärast üli excited ja mingite asjade pärast üli alla. Aga need on kõik jumala ette nähtavad. Kui sa liigud mööda teed, sa näed tõusud ja mõõnad näed nagu ette. Aga ma ütlen, mu elus on olnud palju keerdkäike, mida sa ette ei näe. Aga need on nagu siuksed, et sa ei saagi emotsionaalselt üli investida, sa ei tea, mis seal kurvi taga on. Ja sa liigudki kogu aeg oma mööda, et siuke kurv, nüüd oli see. Lõpuks sa ei saagi aru, sa ei mäleta. Vahest ka autoga sõidad, oled täitsa nagu autopiloodi peal, sa ei mäleta. Seal oli mingi kurv vist, aga see nii automaatselt liigud juba. Või see, et hakkad kuskilt sõitma, siis järsku kodus oled mingi... Kuidas see juhtus? See on see autopiloot. Aga need keerdkäigud ja need kurvid on olnud nagu mõndavad päris põnevad. Aga on nagu stabiilsus selles suhtes. Just kõikide nende kurvide võtmisel oled ilusti kallutud kaasa ja ei karda, mis sealt teiselt poolt kurvi tuleb. Jah, ma arvan, et see ongi ju tegelikult selles mõttes nagu hea, et niimoodi on. Ja ma mõtlen ka, et kuidas nüüd öelda, et need tõusud ja mõõnad, ei tea, kas neid saabki üldse niimoodi võtta, et kui see, ma ei tea, tõus on selline ka nagu kohati enda mingi tekitatud ju emotsioon on ju, ja mõõn, kas ta saab nimetada ka see, kui keegi sulle midagi paha teeb, et see on nagu mõõn või sul lihtsalt elus endal. Sa ise tekitad selle emotsiooni ja selle paha tunde. Kui see ei lähe sulle korda, ära lase sellel tekkida, siis ei teki mingi. Ja kui sa ei ole liiga over excited millega pärast, siis sul ei ole nagu seda meeletud haid ka, vaid sa ju kogu aeg liigud edasi. Et see on minu arust nagu mõnusam, et ei ole neid haisid ja lõusid nii hulle, sa oled stabiilne ja liigudki oma mööda seda käänulist rada. Vahepeal astud teelt mööda ja jalg läheb märjaks, ikka tuleb ette lompe. Ja see on nagu nice. Ma arvan, et me mõlemad oleme võrdlemisi stabiilseks saanud selle koha pealt. Kindlasti, ma nagu analüüsin seda aastat küll ja ma sain aru sellest, et see on emotsionaalselt olnud küll minu nagu kõige stabiilsem aasta. Et ma pole nagu ära kaotanud kuskil seda, ma ei tea, ennast. Et ma ei ole kuskile liiga ennast nagu sisse pannud, et ma oleks ära kaotanud ennast. Peaaegu. No õnneks mitte. El Choco peaaegu. Õnneks mitte. Jah, et on hullemaid olnud siin mõni aasta tagasi. Aga ei, selles suhtes küll. Kui sind praegu analüüsides võib öelda küll. Ja ma ütleks, et oota, kuidas nüüd öelda? See oligi võib-olla mu selle aasta kõige õpetlikum nagu koht. See härrasmees on ja, kes vikatiga mul jalad alt niitis. Aga samas ma ütlen, et see selles mõttes oli õpetlik,
aga mitte midagi, mis oleks mind nagu alla tõmmanud. See ei olnud nagu low. No ta veidi lõi kõikuma küll. No ta oli lihtsalt šokeeriv, et what the fuck nüüd juhtus on ja. Aga selles mõttes, et see ei olnud, see nagu emotsionaalselt mind oluliselt ei raputanud. Sest et ma juba seal olukorras olles olin ju nagu, et türa, mida ma teen? Et kuidas ma välja saan siit? Et selles mõttes, et ma olin ikkagi ju 2 jalaga maa peal. Aga noh, pull oli. Eks ta oma jälje jättis ikka? Ma ei tea, ma arvan, see võib-olla veits liialdad. Ma ei tea, noh. Ütleme nii, et õpetlik küll, mida jälgida, mida vaadata. Et vahurit on vaja ikkagi kuulata. No ma ei taha nagu öelda, nagu, kuna ma olen ikkagi natuke vanem ja mul on olnud elus au kohtuda väga paljude erinevate inimestega. Küll pättide, küll igasuguste kaabakatega ja ka täitsa nagu korralike inimestega full, noh, igasuguseid on ju. Siis nagu see inimeste tundma õppimine on päris hea. Aga noh, kindlasti saab paremaks, alati saab paremaks. Aga jah, vahel kui ma ikkagi tunnen, et on nagu kehvasti ja seal, kui on nagu märgid ka ja paljud inimesed tahavad nagu ilustada neid kõik asju. Ja nagu ongi see sama see, et noh, need jah-ütlejad on ju, et ja, tee, ole, nagu tahavad nagu sellega toeks olla. Aga tihtipeale oled sa ikkagi toeks sellega, et mõtle korra. Et pane see inimene ise mõtlema ja võib-olla ikkagi nii on parem nagu. Tasub läbi mõelda igasuguseid asju. Jah, see tuletas mulle meelde siin paari nädala taguse ühe loo, kus siis üks inimene tuli minu juurde ka suure hurraaga, et tema nüüd suhtes ja mina kuulsin sellest inimesest esimest korda nagu kellega ta siis suhtes oli. Kuigi ma selle naisterahvaga, kes teatas, kes teatas mulle seda, ma näen teda ja nagu põhimõtteliselt ikkagi nädalas nagu korduvalt on ja järsku ta on suhtes ja mina ei teadnudki nagu seda inimest enda siis. Ja siis ma ütlesin ka, et kuule, et ma oleks väga ettevaatlik, sest et ma praegu näen, et sul on nagu see suur hurraa, aga sa võitsid pauguga kukkuda, et lihtsalt ole ettevaatlik. Aga noh, ta oli nagu nii ülientukas sellest kõigest. Ma mõtlesin, et kas ma olen nagu halb sõbranna või et kuidas ma siis ütlen talle, et kuule, et minu sisetunne on või see aima head. Aga ma ütlesin ikka, ma olingi siuke, et kurat, ma ei tea, ole ettevaatlik lihtsalt. Ja läks 2 nädalat mööda. Kõik. Et noh, minu see ka samamoodi nagu sinul. See tegelikult oli õige, see sinu sisetunne. Ja tihtipeale võib-olla ongi vaja natukene, kas võib-olla mitte isegi nagu 100% kuulata seda, mida see inimene sulle ütleb, kes on skeptiline, aga lihtsalt võtta seda arvesse. Et sind on hoiatatud justkui ja sul peab see häirekell kuskilt kas või taustal kergelt põrisema, aga peab. Sest et sellel teisel inimesel ei ole roosasid prille. Jah, see on see La La Land on see nimetus, ma ütleks. Tal ei ole roosad prille ees ja noh, mina sellest viimases olukorras, ma lihtsalt nägin fakte nagu. Faktid olid sellised. Ma tean. Informatsioon oli selline. Kui ma tagantjärgi seda kõik analüüsin, siis ma saan sellest aru 100%. Et täna näen ma ka ainult neid punaseid lippe seal lehvimas. Aga vaata, võib-olla see ongi see, et ma olen niivõrd impulsiivne inimene ja ma olingi võib-olla selles olukorras samamoodi, et juhtugi, mis juhtub, aga mul on lihtsalt fun. Ja ma lähen, ma proovin, ma nagu katsetan ja lõppkokkuvõttes oli see, et ega mul ei olnud suuremat kahju sellest, kui lihtsalt rahaline kahju. No aga see on ka kahju. No aga ma olen saanud tänase seisuga 300 eurot olen tagasi saanud, 7 sotti on veel. 300 on päris suur summa. Ei no jaa, kui sa mõtled, et enamus inimesed ütlesid, et ma ei saa seda raha tagasi, siis tegelikult see raha on
tiksutanud vaikselt ennast ikkagi sa tagasi. investeerisid ja see on passiivne tulu. jah. okei, lõpetame selle asja ära. Oli, mis oli. See oli põnev seiklus. Minul see põnevad seiklused ei ole olnud. Okei. Kui me nüüd oma body count asja juurde tuleme, siis jah, jaanuar oli suhete maastikul minu jaoks tormiline aeg. Oota, aga räägime siis sellega ära, et see meie mäng nimega Hang Loose ikkagist mina võitsin või kes siis, kas võidab see, kellel on rohkem või? Tegelikult kaotab see. No okei, kaotab see, kellel on rohkem. Ma võtan selle kaotuse vastu. Uhkelt. Aga ma arvan, et järgmine aasta ma võidan. Ma ei tea seda. Me ei tea seda. Aga jah, ma olin hästi hang loose jaanuaris ja sealt edasi olen olnud väga korralik. Mis su number on siis? 5. Mida? See on jumala väike number võrreldes eelmiste aastatega. Ja seda küll, jah, aga ma olen ikkagi kordades korralikum. Minu aasta kokkuvõte on siis 3. 3 ja ainult üks nendest on eestlane. Ja kaks on siis mitte... Eestlastel on kõik võimalus. No, statistiliselt 33,3%. Aga sinu number võib veel suureneda. Minu number ei suurene. Oota, mitmest on 27, 28, 29, 30, 31. Meil on 4 päeva aasta lõpuni aega. Nii, kallid sõbrad. Kes on siin see? Mina arvan, et Ammonia veel hängib luussi ehk siis purakaga lõpetab selle aasta ära. Kes arvab teisiti, võite kuskile kirja panna, seda pärast lihtsalt huvitav vaadata. Ei, ma ütlen ausalt, et ma pingutan, et aasta lõpetada 3-ga. Mina arvan, vaatame seda siis juba järgmine aasta. Vaatame seda järgmises episoodis. Ei no, mis siin salata? Kuidas nüüd öelda? Kuidas öelda nii, et ma otseselt midagi otse ei ütleks, aga ütleks ikka? Kas üldse, kui hakata siin nagu sellest body count'ist natuke rääkima? Nii. Kui oluline see nagu, kui oluliseks sina seda pead? Sa mõtled nagu elu jooksul nii-öelda... Tegelikult ma ei pea seda oluliseks. Sellepärast, et mina näiteks nooruses kindlasti tegin väga palju asju, mida ma oleks täna teinud teisiti. Ja ütleme, et minu suurem osa sellest body count'ist jääb vanusesse, kui ma olin alla 20. Kui ma olin seal värske nagu täisealine ja ka isegi alaealine. Ja ma ju hakkasin tegelikult normaalseks inimeseks, kui ma olin 21. Et mul siuke 80% kogu sellest statistikast jääb 10 aasta tagusesse nagu aega. Päris huvitav vaata. Jah. Sinu hang loose oli siis, mina hakkasin ka normaalseks inimeseks, kui ma olin 21, aga see juhtus natuke varem vaata, sest ma ei pane. Aga minu hang loose hakkas just sealt nagu kerima, kui ma hakkasin normaalseks inimeseks. Siis sa hakkasid nagu, siis võtsid ennast kokku, sa võtsid kaalust alla, sa olid mingi, mul on meri põlvini, naised, on ja keskmisest parema jutuga noormees, ei näe kõige koledam ka välja. Ja siis läkski. Tegelesin erinevate spordiasjadega ja sealt läks nagu asi lahti, kui ma tegin nagu selliseid elulisi eksperimente. Kuidas nagu naisi paremini mõista. Mitte minna kohe otse, et sa tahad ainult otsa märjaks saada. Aga ju naiste asi keerleb ju muu asja ümber. Sa pead sinna nagu pähe sisse saama ja kuidagi nagu selle värgi ja siis sa tead ka, kuidas seda naist nagu rahuldada. Kui sa nagu käpelt saad sinna püksist,
nagu mis meil täna nagu Ulaka Kaunitari episoodist tuli välja, lihtsalt turul on lihtsalt nii kehv kepp, et naised enam ei tahagi meestega keppida, sellepärast ongi vibraatorid on nagu, vibraatori turg on nii tõusus, on ju. jah, Et just seda emotsionaalset side ja mõista, sa saad lihtsalt tavalise juttu rääkimisega aru, mida see naine ka voodis tahab. kusjuures ma just täna või eile õhtul oli see, ma ei mäletagi, ma lugesin ühte artiklit või noh, kuidas nüüd öelda, mingisugune ühesõnaga faktid olid sellised, et miks nagu seks untsu läheb, väga paljudel juhtudel ongi see, et inimesed on nagu ärevil ja see ärevus väljendub siis selles, et nad ei suuda nagu olla kohal ja siis nad hakkavad seal kiirustama, kiirustamine viib selleni, et sul kaob ära see nauding, sul kaob ära connection ja ongi kaputt, on ju, et pane nagu pingutus sellesse, et sa oleksid võimalikult momendis, võimalikult kohal, et sa ei kiirustaks mitte kuskile, sest see kiirustamine tegelikult rikub selle asja pigem ära. Et tule hästi sinna, kus oled, ürita olla ühenduses oma partneriga ja mitte lihtsalt see, et no ma nüüd teeme hästi kiiresti pumm ära ja ongi nagu asi vask, on ju, et seda tegelikult seda nagu halvem see asi lõppkokkuvõttes on, mida rohkem sa nagu mõtled, et ma nüüd pingutan, et kuidagi, ma ei tea. Ja ärge otsige seda ka nagu Bluetooth ühendust, et hullult pead nagu lugema või mingi mõtete lugeja olema. Sa võid ka väga vabalt küsida, mida vaja on ja nagu ja rääkida asjast nagu. See ei pea olema vaikuses, pimeduses toimuv akt. See võib nagu olgi valges jutuga ja nagu saab palju paremini nautida. Aga noh, üks asi ongi sellest kiirutamises või selles intensiivsuses, vaata. Ma olen kohati pigem see intensiivne. Ja kui sa suudad selle kõrvalt olla kohal ja momendis, siis noh. Vaata, ongi see, et võib-olla see tulebki sellest, et see vastupidavussporti on nagu päris palju tehtud. Sa oskad olla nagu aktiivne, töötada, aga samas su peas, su pulss on nagu kõrge, aga su pea on nagu stabiilne. Et sa mõtled veel, oled veel niimoodi, et aha. Triatlon on päris palju seda õpetanud, et see ongi, sa tegelikult oled nagu oma nagu selle piiri peale, on ja viid ennast edasi, rattas jooksus, mis iganes, on ja. Aga samas peas peab olema nagu selgus ja siuke rahu, aha, okei, siit ma pean pöörama, nüüd hakkab vastu tuul, nüüd ma pean sööma, nüüd ma pean seda tegema, nüüd ma pean jooma, soola võtma. Sa pead tegelikult olema ülikohal, seal ka kogu aeg, sa ei saa nagu pilla-palla nagu olla. Ja seksis samamoodi, sa pead olema performima, aga samas olema peas nagu ülichill, nagu meditatiivne. Et seda võite mästerdada ja proovida nagu, see tuleb, ma arvan, kasuks. Ja. Ma ei ole mingi räme, mingi sekskuuru, aga ma arvan, et ma saan just hästi hakkama ja õpin kogu aeg ise ka ennast kui ka partnerit paremini tundma. Selleks läheb aastaid, et tegelikult see partneriga kõik oleks nagu see tundma õppimine, sest tema muutub ajas, tema mingid soovid muutuvad, ja tema keha tundlikkus kuskilt kohast võib muutuda. Aga sina oled ka nõus, et seal on kahe asja vahel on vahe sees, et kas keppimine või armatsemine? Ikka on. Need on tegelikult minu jaoks on need kaks täiesti erinevat asja. Aastateks ma blokeerisin selle armatsemise ära. Mis keppisid ainult? See oli lihtsalt nagu sportlik osa selle juures. Aga need armatsemise need kiretsemised, need on hoopis teistsuguse tähendusega, need on hoopis teistsugused, ta võib olla samamoodi intensiivne, mitte intensiivne, aga kui seal on nagu, sul on ootused ja lootused selle inimese ees ja sul on juba see, vaata, armastus on ju siuke, sul on suurem austus selle inimese vastu, sa austad seda inimest, siis sa juba kohtled seda inimest hoopis teistmoodi. Et see on nagu teisiti.
see ei tähenda, et inimest, keda sa armastad, ei või natuke kägistada või hammustada. See käib ka asja juurde. Et jah. Nii palju siis sellest äkki. jah, See on põnev teema. Mul on mänguasjad juba nagu rivis, mis me hakkame varsti seksmänguasjadest järgmine aasta alguses, ma arvan, rääkima. teeme selle ulaka kokkuvõtte, kalendri kokkuvõtte. Ma lubasin et ma võtan selle kalendri, kalender on lahti ja võtan selle kalendri siis sisu nagu arvustusele. Mõned asjad on kasutatud, mõned asjad on kasutamata veel. Küll jõuab. Küll jõuab. Kasutust on saanud üks teine kingitus, millest ma tahan pikemalt rääkida. Me peame varsti siis tegema selle seksi episoodi jälle, sest need on ka päris populaarsed olnud. Sellest peakski nagu natuke peamegi sellest rohkem rääkima, et see tuleks nagu vabamalt. Inimesed tulekski sealt kõva kepimehe, kepinaise kivi otsast alla. Avastaks ja hakkaks nautima seda võib-olla rohkem. No mina sain ka ju ulakalt kaunitarilt väikse siukse jõulupakikese ja ma olen väga palju kasutanud sealt mingeid asju ja mis mulle eriti meeldis, oli ikkagi see vibreeriv keel. See on nagu rets asi. Et ma kusjuures üks päev, mul oli see siuke purgis Bad Day Killer ja ma katsetasin neid mõlemaid nagu niimoodi, et ma alguses võtsin selle Bad Day Killeri ja pärast selle vibreeriva ja see vibreeriv oli mingi 10 korda tugevama mõjuga. Ma olin nagu, see töötab, on ju. Et see on väga, väga aus asi. Kui kellelgi veel seda ei ole, kõik mõtlevad, et sealt ainult mingid need vibraatorid ja tildod on nagu selline müügiartikkel, siis ei ole just need, ma arvan, et igast vedelikud ja õlid ja kreemid ja need asjad, et alustada võib-olla testimist nendest asjadest. Et lihtsalt see sensatsioon. Aga ma proovisin nibu peal ka ja ta ei töötanud. Ta ikkagi on nagu seal limmas kestal hakkab nagu see õige efekt. Jah, kui nibu tuleb märjaks teha. Kui sulle ma proovisin. Proovisid igati. Vaata, see on ka, inimestel need asjad töötavad jumala erinevalt. Ja sa pead, et osad on nagu mega vastuvõtlikud, teised jällegi mitte. Ja siis, aga seal tuleb leida see tasakaal. Side note'ina võib-olla ütleks seda, et mul võib-olla pole opist veel täitsa taastunud need närvid ja võib-olla sellepärast. See võib ka jällegi olla faktor, sest et sellest on ju 3 kuud. Vähe, pigem vähe. Et võid veel tulla. No ma loodan. No vaata, sa oled neid augustanud ka ja teinud ja osadel ongi see, et augustamine kas teeb tundlikumaks või siis teeb tundetumaks. Ei, no mul olid tegelikult ikkagi väga tundlikud enne ja ma loodan väga, et see tuleb tagasi sellepärast, et see on üks kindlasti see nupp, mis mul nagu töötab alati. Kui mingi jama on, siis see töötab alati. Nupuud. Et nii palju siis nii palju sellest jutust. Seksi asjadest. Aga äkki võtame siis tänase selle lõppude lõpuks siis nagu teema ka käsile. Aasta kokku võtame. No meil on tegelikult oli 2 nagu teemat, et me tahame müütidest rääkida. Kas me üldse täna jõuame nendeni või me ikkagi teeme aasta kokkuvõtte ja tõmbame niimoodi? Kui palju me jõuame praegu. Aastat kokku võtta. Võtaks praegu aastat nagu kokku. Nagu võib-olla siis alustaks sinust. Naistele eesõigus. Lihtsalt, et kui sa hakkad nüüd tagasi vaatama. Juba natukene sai räägitud, et kui ma vaatan sellesse aastasse tagasi, siis mu aasta algas suht intensiivselt selles mõttes, et ma ju olin, ma preppisin ja ma see aasta tegin oma prepi päris jõhkralt aasta alguses, sest et ma tegin ju retsilt kardiot. Ja see ei olnud mitte treeneri ette kirjutatud, vaid see oli minu enda mingi soov. Ja ma tegelikult ma nagu mõtlengi tagasi, et ma kaevasin ennast aasta alguses suht sügavasse auku, kust ma välja enam väga ei roninud. Et põhimõtteliselt päevad tiirlesidki ju selle ümber, et saaks nagu trennid tehtud,
kardio tehtud, sest ma väga tahtsin seda teha, aga ma olin üliväsinud ja tegelikult nagu praegugi suhteliselt nii, et ma läksin mingi 7-8 magama, mul oli sotsiaalne elu 0 on ju, ma ei tahtnud kuskil käia, ma ei jaksanud kuskil käia, ma ei teinud mitte midagi. Podcastiga me alustasimegi ja see võib-olla oli ka üks asi, mis aitas nagu kevadeni välja vedada, et oli mingi sihuke nagu põnevus vaata ka selles rutiinses elus nagu sees justkui on ju. Ja siis olid võistlused, on ju, Eesti võistlus, tüdrukud mul võistlesid, Aire võistles, Angela võistles, tegelikult oli tore. Siis me käisime Rootsis võistlemas, Poolas võistlemas. Siis hakkas suvi pihta. Suvel ma panin täiega hullu. Ma olin ju 3-6, ma olin mingi 1,5 kuud kokku ära igal pool. Ma käisin seal Kreetal, Albaanias, Nizza, Monaco. Tegelikult oli suvi oli nagu pull ja nüüd siis hakkas sügist pihta. Ma tea, mul ei ole nagu mingit suuri aplaavasid, samamoodi juhtunud nagu sulle, et ei ole nagu seda highs and lows'i pole väga olnud, aga on nagu sellised ikkagi mingid juhtumised ja sündmused on väga ju toredad ja põnevad olnud, on ju. Aga ikkagi reisimise mõttes tegelikult ma ikka ka käisin. No sa käisid väga palju. Rootsi Poola on ju, suvel olin palju, nüüd ma olin Egiptuses ja selle me niimoodi lõpetamegi selle aastakese. Aga tegelikult ma oleks tahtnud rohkem käia veel. Natuke jäi nagu võib-olla väheks. Aga nüüd ma mõtlen, et kui ikkagi nüüd aasta hakkab, siis ma tahaks veel ühe reisi teha. Et enne seda võistlushooaega saaks nagu korraks käia. Aga tegelikult ma olen üldiselt aastaga rahul. Ma ütlengi, et hästi vaimselt stabiilne aasta, juhtumiste poolest stabiilne aasta. Mitte midagi nagu sellist pole olnud, mis oleks mu emotsionaalselt väga nagu kõikuma pannud. See ongi okei. Ma arvan, et see ongi, mida rohkem sa arened ja kasvad, seda stabiilsemaks ta läheb. Jah, seda vähem on kellelgi võimu selle üle, et panna siin nagu halb olukord. Kõikidel välistel oludel, et keegi peagi olema, kas on mingi tragöödia või asi, et see ei vii sind nagu nii tasakaalust välja, et sul jääb elu nagu seisma. Et see on see, kuhu poole me püüdleme, et tragöödiad ja asjad on meie elu osa, aga lihtsalt kui palju me laseme sellele sündida, et okei, on väga nagu mõistlik on olla kurb, leinata, mis iganes, aga sa saad seda teha tasakaalukalt, okei, aga ma pean ju edasi eksisteerima. Et sa ei saa pea kõike nagu pausile panema, eriti kui sul on veel mingid endal unistused ja eesmärgid ja asjad, et kõike saab läbi selle teha. See ongi see teadvustamine, et okei, praegu nagu kurb hetk, ma võtan selle jaoks mingid hetked, proovin nagu olla ja lasta selle läbi endast, aga samas ma ka ei lukusta ennast kuskile pimedasse tuppa ja ei saada kõiki teisi perse ja kõik on nüüd nagu maailma lõpp ei ole. Ma hommikul kuulasin ühte podcasti, kus mulle väga meeldis üks naine, Melissa Bumstead, endine, nüüd on selle Valieriga, Ianiga abielus on juba aastaid tegelikult. Ja siis ta rääkis, kuidas tal oli depressioon 6 kuud. Võttis meeletult kaalust juurde. Ta istus lihtsalt kodus, ta ei tahtnud mitte kuskile minna, ta ei käinud enam trennis, kui ta oli enne 2 aastat järjest olümpial osalenud figure'is. Ja siis ühel päeval siis ta abikaasa ütleski talle, et nad olid just nagu sama aastaga abiellunud. Aga siis oligi see viimane võistlus, ta läks nagu täitsa lappama ja siis Ian ütles talle nii, et ma ei abiellunud selle naisega, kes sa täna oled. Ja sul on nüüd nagu võimalus võtta ennast kokku ja siis tulevad ka nagu muutused. Mitte see, et sa ärkad üks päev ülesse ja tunned, et nüüd on kõik muutunud. Et sa pead selleks nagu take fucking action, et sa sellest välja tuled. Et juhtu üleöö seda, et nüüd ärkan täna ülesse ja mul on nüüd depressioon kadunud. Ta läks ära. Ja et see ei käi nii.
sa pead tast lahti saama ikkagist. Ja sa pead tööd tegema ja vaeva nägema, et sellest lahti saada. Et jah. Ja ka see ei juhtu üleöö. Jah, aga tulebki võib-olla elada täna niimoodi, et sa ei jõuagi sinna, et sul nagu tekiks see, et sa enne juba märkad neid pinpointe ja tegeled nendega kohe, kui need probleemid nii-öelda pinnale tulevad, mitte et need kogunevad ja sa tunned, et sul tegelikult hinge peal on seda sitte juba nii palju, kuni ühel hetkel see kõik käib sul nagu lainega, tõmbab su niimoodi vaata kaasa, on ju. Et kui tuul hakkab juba tõusma, siis sa juba siit lendab vetikasse. Tuul tõuseb ja siis lendab siit vetikasse ja siis sa oled... jah, tasub hoida seda sugust stabiilset joont. Eriti praeguses maailmas, kus nagu kõik üritab meid hoida mitte selles tasakaalukas olukorras. Et hästi palju on asju, kõigele on vaja reageerida ja kõik asjad ongi selleks, et nagu saad aru, karja, nagu inimesed ikkagi, meid tahetakse, ongi see lambakari ja siis need on need karjakoerad. Ma ei viitsi olla see, kindlasti mitte, pigem ikkagi mõtlen, mul on oma arvamus, mis ei ole tihtipeale nagu võib-olla paljude jaoks õige, aga see on minu arvamus ja mul meeldib nii ja sorry, kui ma kellelegi haiget teen sellega, aga nii on. See pole minu asi. Fair point. Ühesõnaga, jah. Kas ma võin nüüd enda aasta võtta või? Jaa, palun. Võta. Mul on ju nagu selles suhtes ikkagi nagu kordades igavam eluke. Ei no miks? Jaanuar. Minul ei ole ka mitte midagi selles mõttes ju sellist juhtunud, et... Ei noh, jaanuar algas enam-vähem samamoodi. Vallalisena. veel jah, natukene luusimana, aga selles suhtes, et aasta alguses sai paika panna, et oleks vaja leida stabiilsus ja alustada uute asjadega. Treeneri tööga sai alustatud, mis läks käima väga hästi ja sai alustatud selle podcastiga, mis läks käima väga hästi. Sealt läkski nagu, siis tuli vastu võtta otsus, et kurat, et ma teadsin, et mul tulevad töökoha vahetused ja kõik see uus asi, siis tuli otsus vastu võtta, et võtta spordist deload aasta, mis oli väga õige otsus. Ja mitte isegi tegelikult, jõuame ikka selleni, et mitte deload aasta, aga sa lihtsalt ei võistelnud. See ei tähenda, et sa ei pingutanud. Võib-olla see polnud nii struktueeritud see treening, aga sa ikkagi tegid päris palju trenni keskmise inimese kohta. Selles suhtes küll. Aga ongi, et minu jaoks ei ole ka see, et nagu kui ma käin kõikidel mitte rahvaüritustel kaasas igasuguseid mõmmijookse tegemas või mingisuguseid rahvatriatlone. Karupaja või seda. Ja see ei ole ka nagu minu jaoks see. Ma pigem hoian oma kere, valmistan ennast nagu nii hästi, kui ma suudan nagu ette ja siis teen midagi. Mitte see, et vaata, see ongi see, et rohkem pole alati parem. Sa tead, jõusaalitrenniga on samamoodi. Tean, ikka tean. Et rohkem pole alati parem. Et tulebki nagu mängida sellega, luua seda vormi, vaadata mingitel hetkedel teha kergemalt, raskemalt, taastuda. Minu jaoks oligi see, et sai see otsus vastu võetud. Ja finantsiline olukord oli see aasta kaootiline. No aga lõpp läks sul ju täitsa juba ju hästi. Ja sellepärast pidigi nagu terve suve nagu palju tööd tegema. No ja sa ei saanudki väga reisida ju. Kas sa käisidki meiega Poolas? Ja see oligi su selle aasta, aga tegelikult sa käisid ju Läti, Leedu, Poola. 3 riigis sõitsime läbi ju. Ei no. Et sa välismaal käinud ju küll.
selles suhtes mul ei ole nagu mingit FOMO, sellepärast ma olen nagu reisinud küll oma elu jooksul ja ma jõuan veel seda teha. Ja eelmine aasta just ju käisime ja ma võtan nagu pigem nagu selle mingisuguse ja noh, nüüd järgmine aasta mul plaanis reisida rohkem juba võistluse mõttes ja noh, see tuleb ikkagi vägev reis. tegelikult noh, olgem ausad, me eelmine aasta ju lõpetasime, suht lõpus olime ikkagi Hawaii'l. Kui paljud inimesed saavad öelda, et nad on nagu Hawaii'l käinud? Mina tean üksikuid. No ikka on käinud, Ma ei tea, mina ei tunne väga palju inimesi, kes oleks. Ja see teab ikka sinna kuskile 20 kanti, kellega ma olen nagu rääkinud, et nice, sa oled Hawaii'l käinud, et kuidas sulle meeldis, mis sa tegid seal ja vaata noh niimoodi, et see nagu isiklikult ta on selles suhtes ikkagi hea, et kui sa küsid, kes paljud on täis käinud, siis jah, enamus on jah, kellel vähegi reisihuvi on. Et jah, ja sinnapoole vaatab tagasi ka. Mul tekkis mingisugune, kuigi ma olen Egiptuses käinud, vaata, koos käisime, siis tekkis ikkagi mingi siuke asi, et ma tahaks ka ikkagi need püramiidid ära näha. Kairosse. Need jäid nagu nägemata ja ma arvan, et ma teen, kui ma saan ilusti jonksu, siis sünnipäeva reisi teen endale seal. Tegelikult Egiptus on päris tuus. No ta on rotikas. Aga ta on aastatega muutunud ka. No vaatabki. Ei saa öelda nagu rotikas, me olime Hurgadas. Meil oli täitsa okei hotell. Me käisime mingis megaluksikas jõusaalis seal. See turg oli seal nagu selles suhtes. Kõrbe safari oli parem kui Dubais. See turg, ütleme, et see Dubai turg oli noh, samamoodi nad on võtnud peale tükivad, kui palju sa lased, aga oli nagu same, sest et Dubais me nägime ka ju neid kruusade tänavaid ja asju ja noh, mul jääb elu lõpuni see Kärnas tüdruk, kes seal tänaval sul tuli, see oli päris ilmus ja need prügiunnikud ja lehmad, kitsed, kanad, kõik seal prügi sees. Jah. See oli hästi. No Egiptuses jah, vaata ei ole võib-olla seda mingi nii wow luxury nagu Dubai mingi kesklinnan on ju, aga samas ma käisin Egiptuses nüüd ühes linnas, mis on väga euroopalik ja seal korterid maksavad mingi 2 miljonit euri. Kõik, kes seal on mingid full on rikkad inimesed, kes tulevad sinna nagu suvitama ja see nägi välja nagu mingi Nitsa promenaad. Et seal on kohti tegelikult. Jaa, aga lihtsalt just, kui võrrelda nagu ongi Egiptus, Dubai, siis Egiptuses on kultuur. No jah. Ajalugu. Mis, noh, ma olen mingi ajaloo spetsialist, aga noh, mingid kohad nagu elust tahaks no, nagu ära. No ta on jah, ajalooline ikkagi. Nagu ka oli meil see Grand Canyoni külastus, oli vaja ära käia. Sinna peaks kindlasti ka kunagi tagasi minema. Jah. See oli palju tegemata. Ja noh, see ongi natuke juba ruttasin jälle järgmise aasta plaanidesse, aga jah, see aasta oli stabiilne ja suve lõpus tuligi see, et okei, fuck it, tuleb see maraton ikkagi ära joosta, et ei viitsi mingit mõmmi jooksu teha, et minusuguse kaliibriga mehe jaoks ikkagi maraton peaks tulema kogu aeg niimoodi ja tuli päris hästi, taastusin väga kiirelt ära. Häda pole midagi ja nüüd panengi endale jaanuarist nii töö sükest rutiini kui ka trenni rutiini nagu paika ja aasta lõpeb paastuga. Jah, seda ma juba saime aru. No jah, Vahur plaanib siin 4 päevast paastu teha, et hoiame siis kõik nagu fingers crossed, et vend kuradi elama jääb. Tegelikult ei ole hullu midagi. Ma olen seda varem teinud ja soovitan kõigile. See, miks sa seda teed? Võib-olla nagu füüsilist seda, kuidas ma ütlen, füüsilist tuntavat kasutegurit nagu koheselt sa sellest ei saagi,
aga ta on sihuke su iseloomu ehitamiseks. Et sa näitad oma ajule ja isudele, et sul on kontroll. Kui ma tahan, ma teen seda. Ja eelmine kord mul ikkagi aju hakkas ikkagi hoopis teistel tuuridel tööle. Ja see, ma räägin, et see podcasti mõte, kogu asi, kuidas see asi võiks välja näha, tekkiski ju mul paastu ajal. See oli kuskil teisest imekas, vaata. Nägi tulevikku. Kõhtad nii tühi raiske. Nii et põhimõtteliselt see podcast sündis tegelikult tänu paastule. Tänu näljale, jah. Läbi nälja me oleme siia tulnud. Ja näljasena me siit ka läheme. Sünnime näljasena. See on hästi tore asi ja kehale restart. Ma ei tea, ma ei kujutaks ette, et see on hästi tore olla, aga no mina ei tahaks teha. Ma käisin täna, tein endale teed. Ma joon siis 4 päeva. See tuleb natuke rohkem kui 4 päeva. Joon teed, musta kohvi ja siis ongi 5. päeval hakkan vaikselt puljongit jooma, mida ma ise hakkan tegema. Ja siis 29. hakkab pihta ja 5. olen siis tagasi jälle oma winterark menüü peal. Peisak, liha, muna. Mina ikka tegelikult muretsen juba natukene. Puuviljad. Miks? Ma ei tea, sest kui ma mõtlen enda peale, siis ma olen mingi 5-6 tundi söömata, ma olen juba mingi ülinärvis. Ma ei suuda, mul silme eest virendab, mul on nagu vaja nagu ikkagi mingit fuel'i saada. Et jah, ma saan sellest aru, et ühel momendil su keha läheb ketoosi ja siis ta hakkabki tootma energiat nagu mujalt on ja rasvavarudest. Aga kurat, see switch on ikka, see on rõve tunne. Ei ole. On ikka. Ma ei tea, ma ei näe ennast seda tegemas. Kui sa kunagi seda bikiini asja ei tee, siis kindlasti proovi ära. Ei ma tegin ju seda keto eksperimenti on ja, aga täitsa 0 toidu peal ma ei taha. Ma ei tea. No võib-olla ma ühel hetkel teen, aga ma just emale rääkisin ka, et sa teed on ja seda. Ja siis ma ütlesin ka, et ma ei tea, mina suudaks ainult siis teha, kui ma kuskile metsa ära lähen. Et ma pean ennast isoleerima teistest inimestest, sest muidu ma võin olla väga halb inimene. Ja ma lihtsalt möliseks kõigiga, vaata. Et ma pean kuskil metsas istuma oma ette, lugema mingit, ma ei tea, raamatut, võib-olla tegema seal mingit joogat ja mediteerima ja trenni tegema, et ma lihtsalt suudaks olla nagu... Võt see viga, ma tegin ka mingit kerget trenni eelmise paastu ajal. Seda ma ei taha teha ja ma tulin paastust nagu välja ka natukene liiga järsku, et ma olen teinud vigu, proovin nüüd teisiti, võib-olla ma saan nagu veel parema kogemuse, aga tegelikult see ei ole üldse nagu nii hull, sa arvad, see ongi see rahumoment tuleb suht kiiresti ja kõik need muutused nagu kehas, need igasugused tunded, füüsilised nagu sellised sensatsioonid, mis toimuma hakkavad. Neid on huvitav jälgida. On ka veits on nagu sellised peavalu, kuminat, sest et mingi hetk ju sa ei saa süskareid peale ja mitte midagi sa ei saa peale. Võime teha sinuga ühe nagu eksperimendi diili. No davai, nii. Et jah, ma küll iga päev nii küsin sult, et kas sa elad, mis tunne on, aga kas sa võiksid pidada päevikut? Kas sa võiksid kirjutada igapäevaselt näiteks niimoodi, et mitu tundi sa oled olnud paastul ja siis lühidalt iga nagu, teeme nii, et sa pead iga 10 tunni tagant väikse kokkuvõtte tegema. Davai. Et 10, 20, 30, 40, mitu tundi sul tuleb kokku? Veits üle 100. Sa saad ilusti 10 korda põhimõtteliselt kirjutada, mis tunded, mis on muutunud, mis tunne sul on, mis on hullemaks teinud, kas sa oled juba timekas, et äkki sa teed meile päeviku ja siis me võime kokkuvõtte teha teile siin ette lugeda. Sa loed ette selle. Ja siis sa saad kommenteerida, et selles momendis ma mõtlesin, et türa ma söön selle tapeediga seinast ära praegu. Ensol ei ole enam saba. Jaa, ma võtsin ta munad ja need on nüüd traetud. Ma võin seda teha. Võtan nagu märkmiku ja kirjutan nagu täitsa nagu käsitsi sisse sinna kanded. Ja pärast loeme siis ette, et
kuidas sul seal oli siis see? Sest no ongi üks asi on see, et kui ma küsin, noh, kuidas on, vaata, aga kui sa päriselt omaette kirjutad, see tuleb täitsa puhtalt, vaata, puhtalt sinna sügavalt ja sisimast. see on selles suhtes hea mõte, et see inimestele võib-olla on siis ka nagu sihuke, kes tahavad katsetada, kes ei ole siin mingisugused full on bikiini prepil või värgil või tahavad ka oma kehas mingeid muudatusi, siis Saame ette valmistada teid, et mis teid nagu võib ees oodata. Davai? mida ma joon, mida ma söön, noh ongi see on ka, täna on siuke tutvustav, aga siis pärast ongi, oota, järgmine kord me teeme, siis ma olen kohe välja tulemas. Et võib-olla ülejärgmine episood, siis on hea teha. Kuule, aga kui me võtame selle aasta kokku, ma mõtlesin, et 3 märksõna, mis olid sinu aasta, ütleme 3 nagu sükest lemmikut. Ma ei ütle, et võib-olla ainult nagu ühte mingit sündmust, aga highlighti, kas ma võin esimesena öelda? Ma tegelikult mõtlesin, et kas ma saan nagu 3 öelda, siis tegelikult ma pean 4 ütlema, sest ma ei suuda nagu valida neist 4-st 3 ainult. Üks highlight on kindlasti uued dissid. Sest et ma pole näiteks saanud nii head komplimenti veel nagu üks päev mulle, ma ei tea, kas ma rääkisin sellest, aga mulle Sparta riietusruumis ütles üks naisterahvas, et mul on nagu kataloogi dissid. Ja siis ma küsisin, et mida see tähendab. Ei noh, et sa lähed selle pildiga lähedki kirurgi juurde, ütled, et sellised ma tahan. Ja siis ma olin nagu, olengi nii ilusat komplimenti veel nagu saanud. Ma väga õnnelik, et ma selle opi tegin teise. Siis järgmine highlight oleks, oota, mis ma siis mõtlesin nüüd? Nüüd tissid ajasid mõttes assi. Tegelikult oli Albaania reis, mis ma tahtsin öelda, oli minu jaoks highlight. Podcasti alustamine, noh tegelikult terve aasta podcasti tegemine on olnud top 1 highlight. Ja 4. highlight on võistlemine Rootsis, sest et see oli minu jaoks kuidagi väga emotsionaalne. Et mul see aasta, ütleme, see oli kevadel, ma võistlesin, mul oli 3 võistlust, Eesti, Rootsi, Poola ja Rootsi oli minu jaoks nagu kõige emotsionaalsem. Kuidagi, ta oli edukam, aga ta oli ka väga emotsionaalne. Ma ei tea miks, aga mulle läks väga korda. Võib-olla oligi see, et me võistlesime Maarja-Sandraga koos, meil oli kogu see minek, nagu ettevalmistus, kõik oli nii kuidagi hästi südamlik. Et hästi tore oli. Ja mul nagu mingi moment, kui mina käisin laval ära, siis läks Maarja-Sandra, ma olin lava taga, seisin ise bikiinides, vaatasin teda, kuidas sealt kardina vahelt on ja siis kui ta tuli lavalt maha, ma nägin, et ta hakkas nutma, ma hakkasin ka nutma ja ma ei saanud aru nagu, mille pärast me nutame, et kas nagu õnnest või kurbusest või nagu mis toimus, lihtsalt nii emotsioonid kõik käisid vaata nii üle, siis me kahekesti kükitasime seal lava kõrval maas ja nutsime, kannistasime lihtsalt, et see oli üks siuke väga tore hetk võib-olla sellest kogu nagu võistluse hooajast ja jah, minu 4 highlight'i siis dissid, podcast, Albaania reis, mis ütleme nii, et siis oli väga-väga-väga tore, tagantjärgi mõeldes lihtsalt oleks ma selle kellegi teisega teinud, aga see ei muuda fakti, et mul oli sel hetkel väga tore. Ja Rootsi võistlused, nii. Vot. Mis on sinu highlight'id? No kui hakkame seda aasta algust tulema, siis highlight ongi see podcastiga alustamine, highlight treeneri tööga alustamine, siis siin teatud tutvumised on highlight, ma ütlen ka siis 4 ja siis viimane ongi see, et stabiilsus. Võib-olla siuke finantsiline stabiilsus on saavutamisel jah, kõikide virvarridega, mis eelmise aasta lõpuks nagu pihta hakkas, on siuke stabiilsus saavutatud. Sa oled võidukalt neile ära teinud nendele raskustele ja katsumustele. Jah, naerul näol.
aga noh, sa ei tea kunagi, mis see elu ette toob, praegu on nagu stabiilne, ma jätkan nii, ma tahakski, saad sa aru, mina tunnen, et mind rutiin nagu toidab. Kui mul ongi paigas, ma tean, mis toimub, mul on kontroll selle üle ja ma saan töötada, sest ma praegu panengi niimoodi, et mul on nagu töögraafik, siis ma sinna sisse ehitan nagu trennigraafiku, siis ma panen sinna teatud hulga kliente, natukene vähendan seda kormust ja kõik muu siis toimub sinna. Selle, mis üle jääb. Pull. Sotsiaalne elu ja värgid. Selleks jääb aega küll, aga see aeg lihtsalt tulebki, kui seda aega on vähe, siis see tuleb lihtsalt võimalikult hästi ära kasutada. Jah. Ja puhkerutiin, kõik see, kehale meeldib see rutiin ju, toidurutiin, puhkerutiin. Ja kuna nagu öö-töö, siis tuleb kõik see kuidagi ehitada hästi ülesse. Sellega ma praegu nagu tegelen ja 5. jaanuarist on minu jaoks nagu loksub paika ja siin ma olen. Ma arvan, et ma hakkaks lõpetama, aga ma tahaks, et ma jätaks lõpetuseks 3 asja veel öelda. Ei, 3 asja, mida sa ootad aastast 2026? Mida ma ootan? No 26 ma ootan ikkagi parimat tulemust täispikal Ironmanil. Selleks on vaja 10 kuud nüüd tööd teha. Ootan uut golfi ja meeleolekaid hetki tähtsate inimestega. Väga ilus. Tuleb tegelikult võrdlemisi igav, aga selles suhtes ka nagu põnev, sest et 10 kuud on mõne inimese jaoks pikk aega, kui sa mõtled nagu, et keskenduda sellele, et ma teeks oma 3. täispika finiši ikkagi nagu rahuloleva tulemusega. Siis on vaja sinna terve aasta tööd panna. Jah. Selles mõttes on sul õigus, jah. See töö ongi selles, et ma teen selle mingi ühe asja nimel, aga see töö kajab pärast mu või no üldisele tervisele ja edasisele elule nii palju nagu edasi. Et see on väike ohverdus. Kindlasti. Sest et see, mis sa teed, on ju südamele väga kasulik tegelikult, ütleme selline vaata, kui nooruslik kardiovaskulaarne. Jah. See teeb igatepidi tugevaks. Jah. Ja sinu kool uuest aastast? Ma ikkagi, mulle meeldivad igasugused seiklused ja ma ka eelmine aasta, kui hakkas aasta 2025, siis ütlesin, et mina ootan seiklusi ja ma ei saa nagu pahaks panna, kui need seiklused mind üles leiavad, sest et ma ootan neid ja tõesti ma naudin neid, kui on põnev, kui on nagu veits sitta viskab endikasse ka, sest et see ju tegelikult spice upibki seda võib-olla. Ma olen valinud ju väga repetitive ja monotoonse spordiala. Samamoodi ka teil tegelikult. Võib-olla teil on nagu rohkem sellist toitumisega, võib-olla treeningu mõttes nagu erinevaid tahke, aga mina laksan ainult ühte asja. Selles suhtes küll. Ja mul ongi kogu see toitumine 24/7, ma pean, te peate ka tegelikult magama väga korralikult, muidu te ei taastu, on ju. Aga lihtsalt ma leian kuidagi jah, et oma selle monotoonse nagu spordiala juures mulle meeldib, kui mul elu viskab vahepeal mingit sittaga sisse, sest et see hoiab asja nagu põnevana, kui muidu ma seda põnevust taga siia nagu mujalt ju tuua. Ma ei tea, ei saa väga. Reisida tahaks ikka uuel aastal veel nagu palju.
et kui ma seda võistluskalendrit vaatasin, siis ma vaatasin täitsa 2 riiki, kuhu võiks minna võistlema, kus ma pole isegi reisimas käinud veel. Et see on juba põnev, see ongi juba põnev. Ja need mõlemad on, kas olid mõlemad? Üks on kindlasti siuke very much Balkan. Very much Balkan. Mis asi see siis olla võib? Tegelikult ta ikka on Maroko. Ta on ikka, seal on ikkagi suht tummised siuksed. See on ikka... Islamimaalased ju. Ta on ikkagi jah, pigem nagu kuradi... Aga ta on ikka räpane ja ka siuke, Ei tea. Ma ei ole ka käinud, aga seal on ka fancy bändid. Okei. Ma linna, seal oli ainult riik oli vaata kirjas seal kalendris. Tahad Marokosse tulla või? No ma ei tea, kuidas see sina pead nagu nii tulema ka ju oktoobris USA-sse. Ja USA-sse on ühesõnaga aastaluguses Dubai, siis hakkavad võistlused pihta, siis on seal veel mingi tšaka, siis on võistlused läbi, siis ma lähen kindlasti suvereisile, siis on sügisel USA. Oi! No kuna mul 10 kuud ongi niimoodi välja ehitatud, et siuke kevadeni ma teen nagu siukest suht chill, aga lihtsalt nagu valmistan ennast ette. Suvel panen puraka peale ja siis nagu sügisel ka veel siin ja siis võistlema. Et nagu põhiasi hakkabki mul peale nagu sünnipäeva reisi. Aga selleks ajaks ma tahan juba olla parem, kui ma olen kunagi varem olnud. Ja siis sealt veel panna suvi, kasutada see Eesti suvi nagu maksimaalselt ära siin väljas treenimised. Ma ju vihkan seda kehva ilmaga õues jooksmist. Suvine vihmane ilm on veel okei, aga see, mis siin eelmine nädalavahetus oli, see mulle tegelikult üldse ei istu. Arvata on. Ma mõtlen, mis siis viimase asjana ma ütleks, et ma mõtlen. Nii, mis ma tahtsin seiklusi, reisimisi ja tegelikult muidugi ka spordi mõttes ma soovin nagu edukat hooaega endale ja üks mu see 2026 aasta märksõna on iluaasta, et ma hakkan tegema igasuguseid protseduure see aasta, mis ma olen tahtnud teha ammu, aga mida ma pole siiamaani teinud. Näiteks silmalaser, siis ma lähen siin jaanuaris ühte väga huvitavat protseduuri tegema. Ma arvan, et te näete siin mõne nädala jooksul, et mul on natuke midagi näos muutunud. Siis ma võib-olla räägin lähemalt, mis ma tegin endaga. Ma isegi ei tea seda ammu. Ja ei, sa ei tea. Ja jah, mingid sellised asjad, mis mul on nagu mõttes mõlkund, aga ma pole veel siiamaani teinud. No see on vägev ja nendest on äge rääkida ja jagada ka ja kindlasti meil ühine asi on see, et me üritame seda asja siin teha võimalikult hästi ja võimalikult, kuidas ma ütlen? Läbipaistvalt. Läbipaistvalt, natuke veel suuremaks võib-olla kasvada rahulikult ja sünnipäev on ka meil tulemas sellel asjal. Selleks ajaks on kingid valmis. Ühesõnaga, me teeme, kui me saame sünnipäeva, siis me teeme meie kuulajatele, subscriberitele ise kingitusi. Sest et meie saame ju kingitusi teie poolt kogu aeg, iga vaatamine, iga jagamine on väga suur kingitus. Jah, meil jõuluasi ei lihtsalt ajapuuduse tõttu. No jõulud, et ma ütleks ausalt, et peaks olema nagu puhkamisaeg, aga mul oli eile selline tunne, et ma olen lihtsalt nagu nii fucking väsinud. Mina puhkasin. No sina puhkasid, aga mul oli 2 päeva järjest trall. Lisaks ütleme, et rutiini väline toitumine, mitte isegi nagu ülesöömine, aga lihtsalt asjade söömine, mida muidu ei söö, tõmbas mul ikka nagu siuksed kõhuprobleemid, et jah, ma ei taha enam. Ja ma olin eile jõusaalis tuttavaga koos, siis ta ütles ka, et praekapsa pealt ütlesin väga hea pre-workout. No ma ei tea, päris õudne on. Ei, mul sama teema, et korraks sai nagu see toidu rongi pealt maha tuldud, söödud erinevaid asju, tegin ka jõulutoite nagu ise
tegin küpsiseid torti, mis mul nagu siuksed mingid isud olid tekkinud, et söön need ära paast ja tagasi ree peale. Täitsa nagu teadlikult, kuna mul kliendid ka tõid igasuguseid asju, siis ma olen läinud õhtul koju, söönud seal Snickersit ja noh. No sul oli ju vaja nagu võistluseks maratoniks alla natuke võtta kaalu. Võistlus on läbi, nüüd on nagu väike siuke deload vaja teha ka ju, täislaadida ennast jälle. Ja siis uuesti nagu ree peal tagasi ja noh, nüüd tulebki ujumistrenn tuleb juurde ja siukese vaikselt hakkan kasvatama. Alguses kindlasti tahan palju jõusaali teha. Katsetasingi kusjuures eile nagu siukest uut mudelit, mis ma enda peal tahan nagu proovida. Ja supersetid nagu ikka, palju kordusi, kogu kehatrenn. Arvasin, et mul läheb tund 30, aga täitsa nagu normaalse tempoga sain tund 18 tehtud. Vaatasin, sul oli pulss oli päris kõrge. No, 46 keskmine. Vaat ongi supersetid. Ja see tõmbab jah. Väga väiksed vahed, et sisse sinna tänna, siis ei lähe alla. Kuulge, aga me peame lõpetama. Jah. Me ei saagi täna nende me ei jõua müütideni. Täna müütideni ei jõudnud. No küll me jõuame. Tahtsime täna jälle eest lobiseda ja see on ka okei. See on ka okei, me ei pea iga kord... See on aasta lõppu. See ongi 2025 kokkuvõte on selle episoodi nimi. Ja kuigi me läksime täna seksist, paastust. Ja reisimisest, uue aasta plaanidest on ja. Et tegelikult väga sisukas ma arvan, et sellised episoode on ka päris nagu rohkem vaja teha. Ja me teame. Selleks meil ongi see stuudio. Ja... Nägid, ma ükspäev filmisin Reelsi siin, sest mul tuli mul tuli mingisugune mõte. Ühesõnaga, ma tahtsin öelda ka, et me armastame teid, me kallid kuulajad ja tegelikult Vahur, me armastame kõik sind ka. Sa oled nii tubli. Ma armastan ka väga paljusid kõiki, kõik loomi. Kõik lähedased inimesed tegelikult, kes on sulle kallid, siis sa mingil määral, me ei pea alati armastust nimetama romantiliseks. Armastus on see, kui inimene on sulle oluline, sa hoolid temast, sa muretsed tema pärast, sa tahad talle head, see on juba armastus. Et see ei pea alati olema see, et ma kuradi on ja jah, et ma armastan ma ei tea, perekonda, oma vanemaid, oma õde, oma õelapsi, oma lähedasi sõpru, oma kliente, oma treenerit, väga palju inimest tegelikult, kellele ma võin öelda, et sa oled mulle väga kallis, ma väga armastan sind, sa oled mulle oluline on ja, et võt, see video oli ka selle mõttega, et julgem öelda nagu teistele, Roncho, emma armastab sind. Ja nagu sa tead, nagu ma olen ka öelnud, kogu see tunded ja armastus ja kõik see on minu jaoks ebakindel koht. Natuke väriseb see maa. Minu jaoks kindel on kuskil põlevas põrgus, kus on palju... Põlevas põrgust paastuda. Ja palju vägivalda, nälga, kõik, siis seal ma tunnen ennast mugavalt. Aga ma arenen ja liigun ka selles suunas, et rohkem teadvustada seda, jagada seda ja nii on. Jah, nii on. Kuulge, aga sõbrad, aitäh teile, et kuulasite ja mis on ikka? Näeme järg aasta. Näeme järg aasta, jah. Head vana aasta lõppu ja võtke hästi. Ärge üle jooge ja ärge raketiga endal näkku laske. Ärge üldse jooge, rakettidega ka, ma ei tea. Ärge pigem mängige nendega. Võtke tagasihoidlikult, väga paljud lemmikloomad ikkagist on väga häiritud nendest. Ja mõtleme ka nende peale. Mõtled küll, korra paugutan ära, sest see korra paugutamine võib tema jaoks päris pikaks ajaks. Väga traumeeriv olla, jah. Et ma ei ole, ma ei tea, 10 aastat ühtegi pole vaja. Kuule, aga okei. Thanks ja näeme järgmine aasta. Davai. Ciao. Ciao.